Okei, see vist ei ole päris carbon fiber siin ikka. Hei, hea päev täna jälle, et roheline Škoda saab väikse tehnilise uuenduse ja hakkab saama vaikselt iluprotseduuri täna. Nädal on vahepeal mööda läinud ja Škoda kallal on teised mehed ka tööd saanud teha, et mis siin kõik ära tehtud on siis selle aja jooksul meil? Jah, et kõik ei jõua ise, et siis tuleb midagi ka lasta spetsialistidel teha, ütleme nii, et autol on tehniline seis oluliselt paranenud ja siis värvi ja kõige muu kere osas teeme siis sellise lükke seekord, et auto pesti meie eest puhtaks, aga sealt edasi siis võtame meie üle, et hakkame paigaldama klaasikeraamikat ja hakkame siis auto värvipinnale samuti keraamikat peale panema täna. Kuulame selle püssi häält ka. No nii, Rasmus, kuidas oli? Kuri Škoda või siis Vaahgrupi Rida 4 diisel. Pigem see teine variant, jah? 135 kilovatti ja kuskile sinna äkki 400 Newtonmeetri juurde, et aga seest on nagu hull sportauto, et siia on kõlarid siis pandud Škoda poolt, et autoga sõit oleks hästi sportlik. Nii, me oleme tagasi Autotöö peakorteris, jah? Ja laua peal on palju häid asju. Mis me siis teeme nendega päris? Plaan on siis kahe asjaga täna tegeleda. Klaasid ja värvipind. Et klaaside jaoks on siis sellised kaks toodet. Üks on siis klaasipuhastaja ja teine on view ehk siis quick view ehk siis klaasikeraamika. Et kohe hetke pärast näitame ka, kuidas me neid paigaldame. Ja järgmine olukord, mis me tegeleme, on siis auto ralli green roheline värvlus, et vaatame, kas me saame seda veel tugevamalt välja tuua. Selleks siis kasutame preppi, mis on selline nii-öelda IPA-laadne toode siis ja sellega teeme värvi ühe korra veel üle, elimineerime igasuguse sellise õlisuse, mis võib poleerimisest kaasneda ja kõik sellega seonduva ja järgmise asjana siis juba autole keraamika peale ja seekord siis valisime sellise toote nagu Dion Pure. Pure peaks siis auto peal kestma 18 kuud. See on vist kõige kangem ühekihiline keraamika, mis meil on. Tark jutt. Pure on siis juba nii-öelda professional seeria ja tõesti ühekihilistest keraamikatest üks kõige tugevam Dioni seeres. Klaas siis nibin-nabin on juba puhas, aga teeme ta nüüd lõplikult. John ise soovitab et kas John Classiga teha või siis Preppiga puhtaks, et siis see keraamika jääb kõige paremini kõige kauemaks peale. Peamiselt kasutatakse seda just esiklaasi, peeglite ja siis eesistujate klaaside peal. Et kui sul on ainega priisata, siis sa võid seda igale poole mujale panna. Et sa võid panna panoraami peale, tagaaknad kõik kokku teha, et keegi ei keele. Jah, et Quick View'd on nii lihtne paigaldada võrreldes siis tavalise Dioni View'iga. Hästi lihtne paigaldada. Esiteks siin on selline SWAM, toode on siin sees ja siis lihtsalt tuleb natuke pigistada teda. See tuleb välja, nagu te näete. Ja siis selle sama SWAMiga, mis siin peal on, saab siis ringikujuliste liigutustega selle toote siit ilusasti õigesse kohta. 10 minti kuivab ja niiskelapiga pärast maha pühkida ja peale seda on sul klaasid umbes 6 kuuks täitsa vett hülgavad. Peamine küsimus, mis tekib, on see, et kui juba maanteel olla ja suuremad kiirused on, et siis nagu kas kasutada kojamehi või mitte. Teinekord nagu lihtsalt ei ole enam kojamehi vaja, kui see kate seal peal on. Tuleb seda toodet nagu siia SWAMi peale saada ja siis kojamees samuti nagu korralikult sellega üle näha. Üsna oluline, et pärast kojamehed nagu mugavalt käiksid. Quick View on natuke aega auto peal seisnud. Saime tegelikult hästi kiiresti selle terve ringi tehtud ja siis nüüd hakkame esimesest detailist eemaldama teda. Meil on selline hästi õrnalt niiske lapp ja samamoodi selliste ringikujuliste liigutustega siis
eemaldame selle üleliigse toote siit pealt ära. Vaataks seda kere ka peale pesu siis natuke. Et mustuse alt tulid välja igasugused huvitavad täkked ja värviparandused. Et tõenäoliselt on see saanud kiirtee peal Saksamaal sõites mingeid väikseid kive. Siin on mingit mölki näha. Mölk on veel kere peal. Siin on näiteks keegi mingit täiesti suvalist küünelakki pannud tiiva peale. Pole isegi üritanud sarnast rohelise tooni leida. Lihtsalt midagi on pandud siia. Väljad on jah, nagu nad on. Nad tahavad ka kellegi hoolitsust saada. Ukse peal siuke mõnus treip jookseb. Seega polliga välja tulnud. Stange pealt läks see liist minema praegu, mis siin oli. Tundub, et autole on keegi tagant otsa sõitnud kergelt või on ise otsa tagurdatud kusagile. Siin on korralikud muljumisjäljed näha, värv on maas. Ja siis see liimijälg on ka siin. Üks parkimisandur on siin pesas sees, mille pärast ta karjus ka. Jah, et auto tehnilisest seisust rääkides, siis kessinupp oli katki. Vahetati ära ka salongifilter ja üks suunatuli, peegli oma, oli ka katki, et see viskas ka errorit. Jäänud ongi tehnilistest töödest siis see üks parkimisandur. Paraku seda nagu ilma stanget ära võtmata mugavalt lahendada ei saa, ehk siis järgmisel nädalal tuleb korraks stange küljest ära ja tehakse korda. Kui sa tagasi sõitsid autoga, kas siis oli juba parem kaasalongis olla peale filtri vahetust või? Väga meeldib, kusjuures tekstiilosadele sai tehtud natukene märgpesu, nahk sai ära pestud, puhastatud ja hooldatud, seekord auto finissi toodetega. Ja siis sai veel salongifilter, lõhnakuusk ja autot ka tuulutatud, et isegi, et seda ioniseerimist veel ei ole toimunud, siis siin autos saab nagu tänase seisuga täitsa olla. Kuidas sulle tundub? Mulle tundub, nagu oleks ikka tavaline takso lõhn praegu siin, et see takso, millega söösel koju sõidab kusagilt. Juht on just suitsu ära teinud ja sulle järele tulnud. Et ei ole ideaalne, aga on nagu veidi parem vist, sest eelmine kord oli nagu, et tahtsid välja joosta siit salongist, kui ma ei eksi. Pigem oli jah, et korralik hotbox. Kuskil 95% autost on siis Kioni prepiga üle tehtud. Siit väike nurk veel ja siis hakkame autot keraamikaga katma juba. Kionil on selline äge valgustikämm. Kasulik poleerimisel, keraamika paigaldusel, kõigel sellel. Rasmus, mis sa teed? Läheb siis Dion Pure'i paigaldamiseks. Pure on kõige kangem ühekihiline keraamika, mis saada on meil. Ja selle paigaldamisega on ka erijuhised, et kõigepealt tuleb hulgi panna siia aplikaatori sisse seda ja siis tõmmata sirge joonena mööda paneeli, katta ära niimoodi paneel ja peale seda hakata hõõruma seda ringiliigutustega laiali ja lasta tal olla seal natuke. Ja siis peale seda tuleb teha mitu maha pühkimist paneelile, et see keraamika jääks sinna ühtlaselt ja et ei jääks mingit triipe ja asju, et oleks hästi kaetud. Paneme selle Kioni enda paigaldusvideo ka descriptionisse, et saate siis detailselt uurida. Et aga meie asume tööle, eks? Jep. Cool. Tunda on, et tegu on hästi paksu ainega. Siuke nagu liim või selline on ta. Hakkab jõhker sügavus tekkima. Hoopis tugevam see läikeaste. Kindlasti sõidame ta nagu päevavalgusesse ka, siis see on veel tugevam. Kuidas on, Rasmus, pool autot tehtud? Pool on tehtud, jah. Läheb päris kähku. Nüüd on meil ainult vaja maha pühkida paar korda ja mainis jääb ootama. Kindlasti ära mainida ka see, et läheb kähku, et
selle tulemuseks, et keraamika paigaldamine läheks kähku ja edukalt, on hea eeltöö, et seda autot on täna tunde pestud, poleeritud, tehtud igasugune nii-öelda savitamine, rauaeemaldus, pigieemaldus, et ei ole selline tunniajane töö, vaid on pigem ikkagi päeva ja isegi võib arvestada, et 2 päeva töö. Auto ju peab veel tegelikult ka jääma 12 tunniks stabiilsetesse konditsiooni, et temaga mitte sõita, vaid olla siis ilusasti kuskil garaažis pargituna ja vaatame korraks väljast auto ära ja hindame olukorda. Hetkel müügipilte ega midagi ei tule, aga lihtsalt, et enda jaoks nii-öelda paar mälestust sellest autost ja siis sealt edasi. Järgmises videos tõmbame otsa kokku ja teeme autost müügipildid ja testime keraamikat ka. Järgmise korrani. Tšau. Tšau. Vaata seda Nike'i märki siin. Sul on Nike'i matid või?